Tere hommikust ja mõnusat 27. müüginädala algust sulle hea müügiinimene. Ma loodan, et sa oled tõusnud esmaspäeva hommikul hea tujuga, et sul on eilsest laulupeost ja miks mitte ka nädalavahetuse tantsupeost ülihead emotsioonid ja hea energia. Sa oled valmis uue nädalaga silmitsi seisma ja uusi asju juurde õppima. Aitäh kõigile neile, kes oma videoid vaadanud. Neid on juba kogunenud päris suur ports inimesi. Kõik tagasiside on olnud ülimalt hea ja positiivne ja vajalik. Loomulikult ka kitsaskohad on välja toodud. Üritan nendes olla natukene tragim. Kui te vaatasite mu eelmist videot, siis eelmises videos me rääkisime tasustamisest ja tasustamise mudelitest ehk siis müügiinimese tasustamise mudelitest. Sain päris palju tagasisidet ja päris palju kirju. Aitäh nende eest. Ja ühes kirjas seisis selgelt, et tahtmine on taevariik, saamine aga iseasi. Väga hästi öeldud, täpselt niimoodi see müügimaailmas on. Tahtmine tõesti on taevariik, saamine iseasi. Ja tänase mõttekäigu ma teeksingi sealt, et müügiinimese mõttes, müügiinimene läheb ettevõttesse tööle, siis müügiinimene mõtleb, et ta on ettevõtte jaoks ainult tulu. Kui ettevõtja, eriti alustav ettevõtja, võtab esimese müügiinimese tööle, siis ilmselgelt näeb ettevõtja müügiinimises ainult kulu. Mõtleme nüüd korraks, kus kohast tulu muutub kuluks või kulu muutub tuluks. Esmalt, kuidas tavapäraselt müügiinimese tulemustasu üldse arvestatakse? Need ettevõtted, kellega mina olen kokku puutunud, on enamjaolt suhteliselt sarnase skeemiga. Ehk siis ütleme, et siin on 0 ja siin on 100%. See on nüüd toote hind. Siin on 0, siin on 100%. 100% tähendab siis seda numbrit, millega sa suudad selle toote majast välja müüa. Ehk siis see on sinu müügihind. Ja tavapäraselt arvutatakse siis majasiseselt toote, ütleme, oma hind kokku. Ja sinna proovitakse panna sisse kõik võimalikud kulud, mis selle toote siis, ütleme, maale toomisega või lattu tootmisega või lattu toomisega kaasnevad. Ja toon lihtsalt ühe elulise näite ühelt kliendilt. Ütleme niimoodi, et toote omahind on siin ja ütleme, et see on 85%. 85%. Ja see vahe, mis jääb siis siia vahele, on siis paneme müügikatte. Ehk siis kate. Kõige tavalisemate, kõige harjumuspäraste sõnadega. Nii, ehk siis siia vahele jäi meil 25%. Ja nüüd tavaliselt, kui arvestatakse müügiinimese tulemustasu, siis räägitakse protsendist kattest. Siia sisse loomulikult peavad veel mahtuma juhipalk, raamatupidaja palk, kontorirent, veel igasugused lisateenused, pluss siis veel see, et mõnikord pannakse ka siia kuu lõpus jagatud transpordikulud. Ehk siis kõikide toodete väljasaatmise peale jagatud transpordikulud. Seega siia 25% sisse peab ära mahtuma palju. Ilmselgelt peab mahtuma siia ka müügiinimese palk. Teeme nüüd ühe reaalsete numbritega asja läbi ja siis mõtleme korraks nende numbrite peale. Oletame, et sa müügiinimesena tood majja kuu müügina müük ja ütleme, et see on 50 000 eurot. 50 000 eurot oled sa müügiinimesena majja toonud ühes kuus. Sellest 25% kate, ehk siis müügikate, arvutuslik müügikate on on 7500 eurot. Nüüd hakkame lihtsalt näppude peal palka arvestama. Ütleme, et sa tahaksid saada põhipalka, ehk siis püsipalka 600 eurot. Nii. Püsitasu võrdub 600 eurot. Kui sõrmede peal kiiresti arvutada, kui palju ettevõte peab sellest raha välja käima, et sulle 600 maksta, siis korrutad selle lihtsalt läbi 1,6, aga see tegelikult natuke rohkem, tiba rohkem, aga 1,6 on selline hea koefitsient, millega läbi korrutades saad aru, mis on see ettevõtte kulu. Ja ettevõtte kulu
on siit suurusjärgus 960 eurot. Nii, kui sa nüüd mõtled, et sa tahaksid siit sellest müügikattest näiteks 10% saada oma töötasuks. Need protsendid on väga erinevad, need on väga suurte käivetega ettevõtete puhul võib see olla 1%, 2%, 3%, kuni mõne toote puhul 15%. Aga toome näiteks, et sa tahaksid saada siit sellest müügikattest 10% oma töötasuks. Ehk siis tulemustasu on sul 10% sellest kattest 750 eurot, mis kiiresti näppude peal korrutatuna läheb ettevõttele maksma kuskil 1200 ja natukene peale. Nii, kui me nüüd vaatame, need 600 pluss 750 on see, mida tahad sina müügiinimese endale kätte saada. Need siit kiiresti kalkuleerituna kokku teevad 1350. See on nüüd müügiinimene. Ja siit tuleb kokku 2160. See on ettevõte. Ehk siis sina müügiinimesena tahad endale taskusse saada 1350 raha. Suurusjärk, mis ettevõte peab sinu eest välja käima, on 2160 raha. Ja nüüd, kui me vaatame selle 2100 suhet sellesse müügikattesse, mille sa oled müügimehena või müügiinimesena majja toonud, siis see on suurusjärku 30%. Ja nüüd. Tulemustasule paneme ka 10% ette. Nii, nüüd kui me vaatame, et sa olid suhteliselt tubli müügiinimene ja tõid majja 7500 eurot, mis tegelikult, ütleme, alustava ettevõtte puhul, kuna need on reaalsed numbrid, siis on päris okei summa. Tuua sisse 50 000 eurot käivet, jätta sellest majja 7500 ja tahta loomulikult sellest palka saada. Siis karm reaalsus on see, et see number on alustava ettevõtte jaoks liiga suur number sulle välja maksta. Ja vaat siit tulebki küsimus, et tahtmine on taevariik, saamine ise asi. Loomulikult sina tahaksidki seda summat saada. Aga mõtleme nüüd korraks veel natukene aega tagasi, et erinevatel ettevõtjatel on erinev arusaam sellest, millal müügiinimene siis nii-öelda avaneb. Eks sa tuled ettevõttesse, hakkad tööle, sulle antakse töövahendid, sulle sind külvatakse üle teadmistega sellest valdkonnast ja nüüd sa pead siis hakkama avanema ehk siis näitama tulemust. Mõtted on väga erinevad. Mõnel ettevõttel on see 2 kuud. Kui sa 2 kuuga pöörlema ei saa, siis kahjuks oled selle läinud. Mõnel ettevõttel on see 4 kuud, ehk siis sinu katseaega sa pead justkui ära tõestama, et sa oled võimeline müüma. Mõnel ettevõttel ja mõni ettevõte ütleb, et inimesed avanevad alles aasta jooksul. Kujutage ette aasta jooksul. Ja kus on see dilemma? Kus on see tahtmine on taevariik dilemma? Kui sa ei müüks mitte midagi, reaalselt 0, sa alles õpid sisse, ütleme esimesed 3 kuud või müüd, aga siin selle koha peal on 1000 eurot. Siis mõelge nüüd ise peaga, et sa küsiksid iga kuu endale 600 euri püsitasu, sisse toomata mitte midagi, mitte ainsamatki kopikat või sisse tuues 1000 euri, millest nibin-nabin saab ära maksta ainult sinu palga. Ehk siis, kuidas müügiinimene mõtlema peab, ja ma olen seda kogu aeg rääkinud, müügiinimene peab mõtlema täpselt samamoodi nagu ettevõtja. Täpselt samamoodi, et sul oleks ettevõte, kui sa müüki ei ole teinud, su ettevõte ei ole saanud väljastada arveid, su ettevõtte konto on tühi ja sul ei ole mitte millestki mitte midagi maksta. Kui müügiinimene mõtleks täpselt samamoodi nagu ettevõtja, siis nad oleksid täpselt samal arusaamal. Kui on müük, siis on midagi maksta. Kui ei ole müüki, siis ei ole midagi maksta. Ehk siis, oled sa alustav ettevõtja, oled sa müügiinimene, igal ühel on sellest mõttest õppida. Et tavaliselt alustavad ettevõtjad peavad mingil hetkel minema üle selle peale, et nad võtavad endale uue töötaja, ehk siis uue müügiinimese ja nad peavad arvestama endale seda puhvrit. Nad arvestavad seda puhvrit endale ette, nad on seda enda hinge kõrvalt kogunud, selleks, et võtta tööle esimene müügiinimene, hakata talle tasu maksma ja loota, et ta avaneb ja ta hakkab seda tulemit tooma, mida on siis vaja selleks, et ettevõtted hinges hoida. Ma loodan,
et teil oli sellest hästi lihtsast mõttest, see oli küll eelmise video järg, aga ma mõtlesin, et see tuleks korraks lahti rääkida. Ma loodan, et kui te lähete uude ettevõttesse müügiinimeseks, te avanete esimesel võimalikul võimalusel, eriti kui te olete väga tubli areneja ja ammutate informatsiooni igalt poolt. Ma loodan, et sellest videost oli teil üks hea mõte kaasa võtta. Kui olete nõus või vaidlete vastu, igasugused mõtted on teretulnud. Ma tänan teid kuulamast, kui näete, siis jagage ja elage heas energias, ma olen seda kogu aeg rääkinud. Kui teil eilsest on väga hea laulupeo energia all, siis ärge lugege täna Krimi uudised peale, ärge täitke ennast selles aastaga, vaid kasutage seda head energiat oma nädala heaks tegemiseks ära. Näeme jälle järgmisel esmaspäeval, kõike mõnusat teile, pidage vastu ja tšau!